Anastasia Koot ja sel aastal ma olen asendusõpetaja Tote tantsustuudios ja töötan lastega, algkooli lastega ja džässtantsu õpetan. Minu jaoks on hästi oluline tantsutundides süsteemsus ja struktuur ja minu tunnid ongi väga süsteemsed. Ma olen hull planeerija ja pikaajaline planeerija, aga see aitabki mul säilitada sellist järjepidevust, kontrollida laste arengut, näha, milliseid pause ma pean tegema või kas ma saan liikuda juba nendega kiiremini edasi, kes vajab veidikene rohkem abi või toetust ja kellele saab pakkuda väljakutseid. Nii et süsteemsus on minu teine nimi. Tantsuga on niiviisi olnud, et mulle väga meeldis üks mu hea sõber ütles minu kohta, et sa oled nagu õhust õppija ja ma kuidagi jäin selle juurde. Mul ei ole ametlikku ülikooli koolitust või haridust seoses tantsuga, küll aga teisest valdkonnast. Ja kõik, mis tantsu puudutab, siis nagu kõikidel, esialgu treeningud, workshopid, igasugused välismaised reisid, et saada tipptegijatelt erinevaid tunde ja rikastada enda teadmisi. Huvitav aeg, koroona tõi meile väga palju võimalusi ka saada online õpet nendelt õpetajatelt, kellega sa ilmselt mitte kunagi ei puutuks nagu kokku. Ja ma olen alati nagu hindanud võimalusi, kus saab võtta mitte ainult workshopi, vaid ka selliseid koolitusi, mis rikastavad näiteks koreograafia loomise või improvisatsiooni koolitusi või siis tantsutehnika teadmisi, anatoomia ja kõik, mis sinna juurde puutub, et tegelikult tants on nii laia spektrumiga ala ja need teadmised, mida me aja jooksul nagu omandame, nad ongi väga sügavad, väga põhjalikud ja pidevalt arenevad. Ma oskan öelda seda, et kindlasti mind nähakse kui väga tehnilist õpetajat, et kellele tantsutehnika on väga oluline, tõsi, nii see on. Ja ilmselt kellena ma olin 10 aastat või 20 aastat tagasi, on täiesti midagi muud, kui ma olen näiteks praegu. Et hetkel eriti hindan individuaalsuse toetamist tantsijates ja seda märkamist ja selle arendamist. Mulle väga meeldis ka selline väljend ja see kuidagi ka jäi külge potentsiaali arendaja. Ma tahan näha seda potentsiaali ja ma tahan seda arendada just sellise, nagu see on igaühes. Anastasia on väga põhjalik tantsuõpetaja. Tema tunnid on väga hästi ette valmistatud, ta teab täpselt, kuhu ta jõuda tahab ja millised meetodid selleks valida tuleb. Meie tantsutreener on alati väga tore ja lõbusaid asju. Aine tantsu peab võtma ka tõsiselt, aga ta näiteks vahepeal teeb mingid naljakaid häälitsusi või lõppu mingid naljakaid liigutusi või midagi sellist. Ta alati aitab meid, kui meil on vaja abi, alati ta märkab. Anastasia on alati väga aktiivne, on alati lõbus ja tore. Anastasia on väga tore õpetaja. Mulle meeldib see, et ta õpetab meile erinevaid kombinatsioone, mis on siis meie tantsus ja seda paremaks me saame, et ta ei ole kohe niimoodi, et me hakkame kohe pihta, kohe pööre, kohe see, kohe hüpe, kõik peab olema, vaid ta õpetab meile kõik läbi ja loeb ilusti kõik numbrid ette ja õpetab meile kõik ilusasti selgeks. Suurepärane tantsija. Oma karjääri jooksul neid tantsijaid olnud mul mitmeid ja ma ilmselt nagu korjaks kokku igaühelt midagi. Ma kindlasti hindan enesekindlust, aga ka tagasihoidlikkust.
ma hindan töökust ja valmidust pingutusteks, valmidust treenida ja valmidus selleks, et see, et sul täna ei tule midagi nagu välja, ei tähenda, et sa ei saa hakkama. Sa lihtsalt võtad endale aega nii palju, nagu sa vajad, sa küsid abi ja sa usaldad oma mentorid ja treenereid ja sa usud sellesse, et sa jõuad sinna, kuhu sa tahad jõuda. Minu praegused noored õpilased on avastamise faasis, kindlasti nad avastavad tantsu ja mul on hea meel, et ma saan neile ka pakkuda väikest sisendit, mis aitab neil näha mingit uut külge selles, mis tants on. Ja ma soovitaks neile jätkata selle avastamisega, neil on pikk maa minna, aga see on nagu põnev raamat, iga leht räägib sulle põnevat lugu ja et nad saaksid seda huviga ja põnevusega lugeda.